Tervist kõigile! Te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2022. aasta laia matemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile koolis õpetatud. Kuid vastused peaksid meilt samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. Ringjoon keskpunktiga O 5 ja 3 läbib vektori OA -3 ja 4 lõpp-punkti A. Punkt 1. Leidke ringjoone diameetri AB ots punkti B koordinaadid. Kuna teame punkti O-d ja vektorit OA-d, saame eraldada sellest punkti A vektori valemi kaudu. Kuna vektorid OB ja OA on võrdse pikkusega ning sama tõusuga, aga lähevad vastu suunda üksteisele, oleks OB vektor võrdne miinus OA vektoriga. Seega OA vektoriks on 3 ja -4. Kasutame jällegist vektori valemit, et leida punkt B. Saame selle koordinaatideks 8 ja -1. Teine punkt. Koostage selle ringjoone võrrand. Kuna me teame juba keskpunkti, on meil vaja ainult veel raadiuse pikkust ringjoone võrrandi valemi järgi. Leiame näiteks vektori OA pikkuse, kuna ta on pool diameetrit ehk raadius. Vastuseks saame täpselt 5 ühikut. Sisestame keskpunkti koordinaadid ja raadiuse ruudu valemisse. Kolmas punkt. Arvutage ringjoone selle kaare pikkus, mis asub X-teljest allpool. Esiteks me peame leidma X-kohad, kust ringjoon läheb X-teljest alla. Seega võtame ringjoone võrrandi ning Y-kohale paneme 0. Saame 9 ning viime selle teisele poole. Järgmisena võtame ruutjuure tervest reost, et saada sulgudest lahti. Tuleb nii pluss kui ka -4, kuna ruutjuurega on alati 2 vastust. -4-ga tuleb x1 ning +4-ga tuleb x9. Seega on punktist C 1 ja 0 kuni punktini D 9 ja 0 ringjoon allpool. Järgmisena leiame algselt vektori OC ning saame selleks -4 ja -3. Leiame ka OD vektori ning saame selleks 4 ja -3. Järgmisena kasutame nurk 2 vektori vahel valemit. Võtame kohe ka arkuskoosinuse ning saame ligikaudu nurgaks 106,3 kraadi. Nüüd on meil olemas lõikude pikkused ning nurk nende vahel. Saame kasutada sektori lõigu pikkuse valemit ning saame vastuseks ligikaudu 9,3 ühikut. Seega, lõppvastus ülesandel on, et B koordinaadid on 8 ja -1 ning ringjoone võrrand on X -5 ruudus pluss Y -3 ruudus pluss 25. Ringjoone kaare pikkus X-teljest allpool on 9,3 ühikut. Ülesanne 9. Punkt 1. Lahendage selline võrratuse süsteem. Alustame esimesest võrratusest, korrutades sulud lahti, viies 5 vasakule poole ning pannes võrduma 0-ga. Nüüd on meil tekkinud ruutvõrrand ning saame kasutada näiteks viete teoreemi, et leida X-kohad. Nendeks saame 1 ja -5. Teeme ka graafiku, selle näiteks alustame joone tõmbamist ülevalt, sest suurima astendajaga X on meil positiivne. Kuna märgiks oli, et X peab olema suurem kui 0, siis märgistame alad ära ülevalpool X-telge. Seega on võrratuse hulgaks miinus lõpmatusest -5-ni ja 1 kuni lõpmatuseni. Võtame ette järgmise murruvõrrandi. Murru saame lahti kirjutada korrutamiseks ning paneme ka võrduma 0-ga. Siit kohe näeme, et x1 ja 2 on 0 ning x3 tuleb 2. Teeme samuti graafiku ning jällegi joone tõmbamist alustame ülevalt. Siin tuleb silmas pidada, et kui sama arvu on 2 korda või üleüldse paarisarv kordi, siis see põrkub. Ning jällegi otsime 0-st suuremat hulka, seega jääb see 2 kuni lõpmatuseni. Ning nende 2 võrratuse süsteemi ühine hulk jääbki 2 lõpmatuseni. Teine punkt. Lahendage võrrand log alusega 2 sulgudes x pluss 4 pluss log alusega 2x võrdumas 5-ga. Sellel võrrandil leidub lahend, mis kuulub alaülesandes 1 toodud võrratuse süsteemi lahendite hulka.
Kui on samasuguste alustega logaritmid ning neid liidetakse, siis saame tuua need ühe alla, korrutades sulud. Järgmisena kasutame logaritmi ülddefinitsiooni, et saada lahti sellest. 2 astmel 5 on 32 ning viime selle teisele poole. Saame kasutada Vieta teoreemi ning saame 4 ja -8, mis ei võõrlahendiks, kuna logaritmi sees ei saa olla negatiivne arv. Ning 4 on täitsa alaülesandes 1 toodud võõratuse süsteemi lahendite hulgas. Seega lõppvastus on, et võõratuse süsteemi vahemik jääb 2 lõpmatuseni ning logaritmi võrrandi lahend x4 kuulub võõratussüsteemi lahendi hulka. Ülesanne 10. Ott võitis autoralli etapi, mille pikkuseks oli 13,2 kilomeetrit. Selle etapi läbimiseks kulus Otil 8 sekundit vähem kui Markol, kelle keskmine kiirus oli Oti keskmisest kiirusest 2 kilomeetrit tunnis võrra väiksem. Punkt 1. Leidke Oti keskmine kiirus sellel etapil. Oletame, et Oti keskmine kiirus on märgitud x kilomeetrit tunnis. Seega, kui Marko oli aeglasem, on tema kiirus x -2 kilomeetrit tunnis. Oti teepikkus on 13,2 kilomeetrit ning samuti on Markol täpselt sama teekond. Saame kiiruse valemist eraldada aja ning kirjutada Oti aja kui 13,2 x-indikku tundi ning Marko aeg kui 13,2 jagatud x -2 tundi. Nende vahe oli 8 sekundit, mis on murruna 8 3600 tundi ehk lihtsustatuna 1 450 tundi. Kirjutame võrrandi välja. Järgmisena toome vasakule poole kõik ning samuti ühisele murrule terve tehte. Alles peaks jääma lugejasse x ruudus -2x miinus 11 880 võrdumus nulliga. Alumine osa ehk nimetaja ei tohi just võrduda nulliga. Kasutades Vieta teoreemi saame ülemise ruutvõrrandi x-ideks 110 ning -108 ning altvõrrandis, et x ei tohi olla 0 ega 2. Kuna kiirus ei saa olla negatiivne arv, jääb selleks 110 kilomeetrit tunnis. Teine küsimus, millise ajaga läbis etapi Marko? Vastus esitage minutites ja sekundites. Võtame Marko aja valemi ning lisame x-i sisse. Vastuseks saame 11/90 tundi. Korrutame selle 3600-ga, kuna nii palju sekundeid on tunnis ning saame täpselt 440 sekundit. Jagame selle 60-ga ning saame, et tema aeg oli 7 minutit ja 20 sekundit. Seega lõppvastus on, et Oti keskmine kiirus oli 110 kilomeetrit tunnis ning Marko läbis etapi 7 minutiga ja 20 sekundiga. Ülesanne 11. Kolmnurga küljed on 3 detsimeetrit ja 5 detsimeetrit ning nende vaheline nurk on 120 kraadi. Kolmnurk pöörleb ümber pikima külje. Leidke tekkinud pöördkeha pindala ja ruumala. Joonis peaks tulema midagi sellist, praktiliselt on väiksem ja suurem koonust kokku pandud. Esimesena saame leida selle kujundi kõrguse koos sinust teoreemiga. Eraldame C ning võtame ruut juurde tehte. Vastuseks peame täpselt 7 detsimeetrit. Järgmisena leiame algkolmnurga pindala, kasutades 2 külge ning nurka nende vahel. Vastuseks saame täpselt 15 ruutjuur 3 jagatud 4 ruutdetsimeetrit. Kuna kolmnurga pindala leidmiseks on 2 valemit, saame kasutada teist, et eraldada kolmnurga sisekõrgus ehk siin puhul kujundi raadius. Selleks saame täpselt 15 ruutjuur 3 jagatud 14 detsimeetrit. Kuna küsitakse pöördkeha pindala, mõeldakse siin all külgpindala. Koonuse külgpindala valem on pi korda raadius korda moodustaja. Ning kuna siin on 2 koonust, tuleb 200. Siin saame sulgud ette tuua pi korda raadius ning sisse jääb moodustaja pluss moodustaja. Lisame arvud valemisse ning saame külgpindalaks sellise arvu või ligikaudselt 46,6 ruutdetsimeetrit. Järgmisena on vaja leida ruumala tervele kujundile.
Koonuse ruumala valem on tavakujul 1/3 korda põhjapindala korda kõrgus, aga põhjapindala saab välja kirjutada kui pi korda raadius ruudus. Siin saame jällegist midagi sulle ette tuua, selleks on 1/3 korda pi korda raadius ruudus. Tulgudesse jääb kõrguste summa, mis tegelikult ongi hüpotenust see, mis me ennem leidsime. Paneme kõik arvud valemisse ning saame ligikaudu vastuseks 25,2 kuupdetsimeetrit. Seega lõppvastus on, et pöördkeha pindala on ligikaudu 46,6 ruutdetsimeetrit ning ruumala on ligikaudu 25,2 kuupdetsimeetrit. Ülesanne 12. Kujund on piiratud Y-teljega, parabooliga Y võrdub -0,5 x ruudus pluss 2x pluss 2,5 ja sirgega Y võrdub 7 miinus x. Punkt 1. Tehke joonis ja viirutage kirjeldatud kujund. Selleks peame leidma parabooli nullkohad ning haripunkti ja sirgele 2 punkti, et seda joonestada. Jagame ruutvõrrandit -0,5-ga, et teha seda ilusamaks ja paneme ka võrduma nulliga. Siit saame kergesti kasutada Viete teoreemi ning saame x-ideks -1 ja 5. Järgmisena kasutame haripunkti valemit 2 nullkohaga ning saame x-iks 2. Paneme 2 ruutvõrrandisse ning saame sealt 4,5. Seega haripunkti koordinaadid on 2 ja 4,5. Järgmisena leiame sirgele 2 punkti. Valime üheks Y-teljel, seega x on 0 ning saame y-iks 7. Esimese punkti koordinaadid on 0 ja 7. Leiame teiseks punktiks ruutvõrrandi ja sirge lõikumiskoha, kuna siiski peame leidma piiratud kujundi. Viime kõik vasakule poole ja saame kasutada ruutvõrrandi lahendi valemit selle leidmiseks. Mõlemad x-id tulevad 3, seega ongi ainult üks lõikekoht. Paneme 3 sirge võrrandisse ning saame 4. Seega teine punkt sirgele on 3 ja 4. Lisame algselt teljestikku arvud, et oleks kergem meil punkte lisada. Piirutatud ala peaks tulema midagi sellist. Punkt 2. Arvutage selle kujundi täpne pindala. Selliste kujundite jaoks peame kasutama integraali ning see on piiratud x0 ja x3 poolt. Kuna sirge on üleval pool, tuleb sellest lahutada ruutvõrrand. Edasi leiame algtuletise ning siis saame panna x3 sisse, et leida pindala. Nulli pole mõtet panna, sest nagu juba näha, tuleks see terve tehe 0 niikuinii. Vastuseks saame täpselt 4,5 ruutühikut. Seega lõppvastus ongi, et kujundi täpne pindala on 4,5 ruutühikut. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kui midagi jäi veel arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused. Kindlasti likeige seda videot ja visake kanalile tellimus, et näha veel selliseid lahendusvideoid. Video descriptionist leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!